Nii, tere sulle. Mina jälle siin metsas kõnnin iga hommikul, aga sa võib-olla vaatad seda videot hoopis õhtul. Ja tänane teema siis suhtesõltuvus. Ma näen seda väga palju oma klientidel ja tegelikult see teema ei ole teadvustatud inimeste seas ja seda suhtesõltuvust on ikkagi väga palju. Nii et paari suhtes tuleb ta ilmsiks ja pikemalt ja sügavamalt ma räägin sellest oma koolitusel eneseväärtus, mis on minu hind. See on otseselt seotud sellega paari suhte osas. Nii et kuidas siis see suhtesõltuvus üldse tekib? Suhtesõltuvus saab alguse muidugi sellest, kus ma kasvan, mis minuga toimub seal ja millised tõekspidamised ja millised mängureeglid ja uskumussüsteem minus seal tekib. Ja loomulikult ma kopeerin oma päritolu perekonnast, sellest, kus ma kasvan. Ühesõnaga, suhtesõltuvuses on kaks osalist, on suhtesõltlane ja suhte, kuidas ma siis ütlen nüüd, vältija. Ma ütleks, et ta väldib seda, jah. Sõltlane ja vältija ja need kaks osapoolt hakkavad siis oma vahel sellist mängu mängima. Kuid ma peatun võib-olla rohkem täna sellel sõltlase poolel, sellepärast, et see võib olla ka ühes inimeses suhte jooksul minul on olnud. Mul on need muutunud. Ma olen olnud vältija, siis ma olen vahepeal olnud sõltlane, siis jälle vältija. Ühesõnaga, see on niisugune huvitav mäng meie sees. Nii, koer nüüd keerutab, ma teen ühe väikse pöörde. Nii. Ja suhtesõltlane siis tema lapsepõlve sellest kodust, ta ei ole saanud seda lähedust ja nüüd ta seda partneris hakkab otsima ja ta on loonud enda jaoks mingisuguse illusioonpildi, tavaliselt on see illusioonpilt, mida ta siis selles partneris soovib näha, mida see partner peab talle pakkuma, mida see partner peab tegema. Nii et ta seab tegelikult selle partneri endast kõrgemale ja hakkab talle vaatama alt üles. Ja ikka selleks, et täita oma vajadusi. Nii et see on see põhikoht, mida siis inimene hakkab tegema. Ja kui nüüd siis, ma räägin muidugi väga lühidalt, seal koolitusel ma räägin palju pikemalt ja üldse, et inimene saaks aru, kuidas ta süsteem toimib. Aga lihtsalt tänane on siuke lühiülevaade ja seal on oma teatud tsüklilisus, mis ta sõltuvuslikult nagu läbi käib, mida ta siis sellelt vältijalt, missugust informatsiooni ta saab ja kui ta saab aru lõpuks, et see vältija ikkagi väldib teda, siis ta proovib teha kõik selleks, et ikkagi saada kätte seda vältijat emotsionaalselt ja et saada seda lähedust kätte. Ja kui ta siis ei saa, siis ta eemaldub ise, otsib siis teise partneri, kus seda siis saada. Ja tavaliselt, kui ta ikkagi näeb, et see vältija on lahkunud tema elust, siis tekib tohutu viha selle vältija suhtes. Me teame küll neid igasuguseid huvitavaid lahutusi, kus siis üks pool võib-olla täiesti nagu arutult hakkab käituma teise suhtes, kuigi nad on võib-olla koos veetnud päris pikalt oma elu. Mul on endal seesama kogemus, pidin läbi tegema väga keerulise lahutuse, kuid läbi selle meeletu kogemuste pagas, mida ma olen nõus sinuga jagama, mis
mis teekond see on olnud, kuidas kohtusüsteemidega on ja mida siis tegelikult tasuks valida. Ja ikkagi iseennast tänu sellele ma olen tohutult palju rohkem õppinud tundma, ma olen täiesti teises kohas, ma võin öelda. Nii et aitäh selle eest, selle kogemuse eest, mis oli päris julm. Nii et sellest väljatulek on olnud teekond ja võib-olla isegi veel mingi väike jupp on veel tulla. Nii et ühesõnaga see vältija ja sõltlane hakkavad omavahel mängima sellist mängu, et üks soovib saada seda lähedust ja kui teine tunneb, et teda lämmatatakse, siis ta kaugeneb. Ja see on see mäng, mida mängitakse. Ühesõnaga, kui sulle need minu videod meeldivad, siis ma palun pane like, sellepärast et siis mul on endal innustus ka neid rohkem teha. Ja kui sa tunned, et sa tahad rohkem selle kohta informatsiooni, siis kindlasti tule osale koolitusel eneseväärtus, mis on minu ind. Nii et mõnusat teekonda sulle.